tere hommikust! On kätte jõudnud see päev, kui ma lähen Brüsselisse ja mul oli täna hommikul nii kiire, sest ma jätan alati pakkimise viimasele hetkele. Aga kes eelmise vlogi lõppu ei näinud, siis Euroopa Parlament kutsus mind Brüsselisse filmiauhindadele. Igast riigist või paljudest Euroopa riikidest läheb siis 1-2 sisuloojat. Sellest tuleb üks väga vahva reis ja ma kohe peangi tegelikult minema hakkama, nii et ilmselt näeme juba lennujaamas. Ma just avastasin, et see Pepa voodipesu on seal. Samuti eelmisest vlogist näete, mis selle Pepa voodipesuga toimub. Aga jah, ma hakkan nüüd minema. Oleme jõudnud Helsingi lennujaama ja siin on jõulud. Mul on umbes tund aega oma järgmise lennuni. Helsingi lennujaam on reaalselt üks mu lemmikuid lennujaamasid. See on kõik kuidagi nii puhas ja mul hakkas lambist pea valutama. Nii et ma ostsin ühe overpriced apelsinimahla ja banaani ja loodan, et see läheb üle. Ja mu järgmine lend on juba poole tunni pärast. Või boarding on poole tunni pärast. Bye bye! Ciao! Olen jõudnud Brüsselisse ja ma kõnnin mingi 5 minutit juba nendel eskalaatoritel. Peaksid välja jõudma meie kohvriteni. See on vist mu esimene lennureis üksinda. Natukene hirmus on tegelikult, aga ma olen väga hea orienteeruja. Ja välismaal on kuidagi toredam filmida ka ennast, sest keegi ei saa aru, mis ma räägin. Koht näeb kaubanduskeskus. Ma jõudsin vist õigesse kohta, vist sain õige bussipileti. Ma kuskil lugesin, et siin peaks minema buss otse kesklinna. Ma hängin siin teiste inimestega. See on alati hea märk, kui on teisi inimesi ka. Ja see ühekordne bussipilet oli mingi 8 euri. Jõudsingi lõpuks oma hotellituppa ja ma ei teadnud, et Brüssel nii ilus on. Ma praegu vaatan oma vaadet siit aknast. Teen teile väikse roomtuuri ka, kui te tahate. Aga selline on vaade ja tuba on selline. Siin on vets ja duširuum. Igatahes, kuna ma jõudsin mega hilja tegelikult siia, kell on kohaliku aja järgi 8 ehk Eestis 9, siis ma ilmselt lähen võtan midagi süüa ja siis ma arvan, ma lähen magama ja puhkan ennast homseks välja, sest homme tuleb mega pikk päev. Homme toimub siin siis filmiauhindade gala ja siin on Euroopa Parlament. Thank you! Siin on nii ilus ja soe ja inimesed on nii sõbralikud ja ma leidsin reaalselt nii nunnu koha. Siin on sisehoov ja seest on selline. Ma võtsin mingi huvitava tai tee, et proovime seda, see on jääga. See mõtlesin nagu boba. Üli hea, oh my god. Kell on kohe 9 ja meil on 19 kraadi ja siis Kermo saatis mulle vastu ja mul tuli meelde, kui kohutav ilm Eestis on. Või ta on Soomes hetkel ja seal on 7 kraadi. No nii, vaadake, kui ilus see söök välja näeb. Nüüd näete palju paremini, kui ilus see siin seest on. Jõudsin linna pealt tagasi ja oh my god, ma reaalselt ei suuda ikka veel uskuda, et ma olen siin. Mis asi on elu? Ma olen nii tänulik selle võimaluse eest ja nagu ma olen nii elevil homse osas ka, sest siis ma näen juba teisi sisuloojaid teistest riikidest, parlamenti. Igatahes. Appi. Seal on üks siuke väike koridor, kust lähevad uksed teistesse tubadesse ka. Ma ilmselt teen niimoodi, et ma kannan kaamerat kaasas, aga ma väga ei filmi kaameraga. Sellepärast, et ma teen samal ajal TikToki vlogi ka ja siis ma pean veel Insta stories'id tegema. Nii et mu põhifookus on telefoniga sisu tootmisel homme. Aga ma kindlasti õhtul jäpin teile. Aga ma olen jälle juba hommikul. Tere hommikust! Tegelikult ma ärkasin juba mingi 2 tundi tagasi, kell 6, sest ma olen Eestis harjunud ärkama mingi 7 ajal umbes. Ma eile mõtlesin teha DIY lokke, nii et ma panin oma särgi endale pähe. Vaatame, kas nendest sai midagi. Aga ma hommikul tegin juba natukene tööd, monteerisin videoid ja mu patsiga mul läks katki. Ma lähen kohe hommikusööki sööma ja kuskil 9 ajal me saame juba kõik koos kokku parlamendi ees ja siis hakkab meie väga tegus päev. No nii,
lähme sööma. Mega hea hommikusöök oli ja nüüd ma lähengi kohe Eesti lippu kõrgel hoidma. Kuhu mu töö mind toonud on, oh my god, nii lahe. Okay, ciao. Hola, hi. Where are you from? From Portugal. From Portugal. Hi. And you all? I am also from Portugal. Mul on nüüd umbes tund-poolteist aega natuke puhata ja sisu luua. Meil oli reaalselt meie ajakavas kirjas mitte puhkeaeg, vaid content creation time. Nii et ma hakkan vaikselt postitama storysid ja nii kahju, et meil ainult üks päev on, sest tahaks täiega kõigiga nagu suhelda ja rohkem tundma õppida. Ja kõik on reaalselt oma riigis nagu mingid suured tegijad ja siis ma olen täiega mingi I'm just a girl. Meie hommik oli siis selline, et kõigepealt meile räägiti natukene parlamendi sotsiaalmeediast, siis meil oli filmitegijatega väike meet and greet, kus me küsisime küsimusi ja seal oli Flow filmist ka üks tegija kohal, ehk siis lätlased, kes võitsid Oscari. Dreams are possible, you know, if you can dream it, you can do it. Ja siis meil oli väike parlamendituur, hästi kiire. Nägime igasuguseid huvitavaid kohti. Oli mega lahe lõuna ka, või noh, see oli kuskil kella 2 ajal ja seal saime ka rääkida üksteisega. Nii et ja nüüd mul ongi vist umbes tund aega. Siis me lähme juba tagasi parlamenti, kus hakkab auhinna tseremoonia pihta. Olá, já estou aqui no MC. Tonight we will dive deeper into the very best creations that European cinema has to offer for us. She really has been one of the driving forces behind the Lux Audience Award for many years now. Congratulations from Estonia. Thank you very much. Thank you very much. Saigi tänane päevake läbi ja appi kui veider, õues on ikka veel valge ja soe. Ma sain igast lahedat nänni, ma kohe näitan teile ka, kui ma hotelli jõuan, mis on siit reaalselt 1 minuti kaugusel. Tere hommikust! Ma käisin just hommikust söömas ja ma olin eile nii väsinud, et ma lihtsalt ei jõudnud update ida teid. Mul on tunne, et ma olen terve see reis nagu mingi, mul on nii hea meel siin olla, aga mul on nii hea meel siin olla. See üritus oli imeline, nii toredad inimesed, nii põnev oli näha kogu seda Euroopa Parlamendi linnakut siin ja see on kindlasti üks kõige lahedamaid koostöösid, mis mul siiamaani olnud on. Ma tegelikult ei mäleta, kui palju ma teile eile jäppisin ja mida, aga ma vist lubasin teile näidata seda kotikest, mis me saime. Ja also, mul on siin 2 Euroopa lippu ka. Ma ei tea, kuidas see mulle kohverisse mahub, sest mu kohver on vist umbes sama pikk kui see lipp. Me saime siis sellise kotikese, kus on kirjas together.eu, kus saab infot rohkem Euroopa Parlamendi kohta. Ja siis teine tote bag on selle ürituse tote bag. Aga siin koti sees, siin on siuke Euroopa müts. Paneme pähe, see on natuke suur mulle, ei ole hullu. Siis siin on vihik. Siin on mingid pehmest paberist kaardid. Oh my god, sa saad need istutada ja siis siit peaksid lilled vist kasvama. Kas siin on seemned? Okei. Joogipudel. Oh my god, kui kerge see on. Kas see on mingi 3D prinditud või? Euroopa Parlamendi pliiats, kleepsud, siuke märk ja siis on magnet ka. Halloo. Euroopa särk. See on nii mõnusust materjalist ja hea suur ka. Love it! Ma näen veel nagu mingi Eurovisiooni fänn praegu. Kuna mu lennuk läheb tegelikult alles mingi kell 7 õhtul Helsingisse ja Tallinnasse jõuan ma üldse kell 1 öösel, mis on reaalselt nagu paarkümmend minutit peale viimast Lux Expressi Tartusse, siis ma mõtlesin, et ma lähen täna vaatan natuke Brüsseli peal ringi, sest see parlamendi ala on tegelikult natukene eemal sellest päris Brüsseli kesklinnast nii-öelda. Mul on vist reaalselt mingi 6 tundi praegu aega. Siia hotelli saab oma kohvrid ja asjad jätta senikaua. Peaks oma sõpradele mingeid Brüsseli maiustusi ka viima. Ja äkki ma leian mingeid lahedaid jooke. Äkki siin on mingi huvitav Red Bull, mida Eestis ei ole. Okei, igatahes. Ma panen oma asjad kokku, viin kohvrid alla ja siis ma hakkan minema. Okei, ma ei teinud isegi nalja, see lipp reaalselt ei mahu ära mu kohvrisse. Nii et I guess see lipp on siis mu kaasas kantav pagas. Vaadake, kuhu ma jõudsin. Okei, ma lähen sinna alla ja siis ma teen uue video. Ma kohe
vaadake. See tundus kaugelt nagu palju väiksem. See on reaalselt nii suur päriselus, oh my god. Ja täiega veider, et nagu mega vähe rahvast on siin. Ma jään kohe traktori alla. Ma reaalselt vaatasin Mapsi pealt, et mingi väike pargikene, mingi väike lossikene. Aga nagu ma ei kujutanud ette, et see park ja see loss nii hiiglaslikud on. Ja nüüd ma lähen alles päris kesklinna avastama, sest see oli natukene kesklinnast veel kaugemale. Sealt parlamendi linnakust umbes mingi, ma ei tea, 5-10 minutit jalutada. Nii et nüüd ma lähen tagasi sinna parlamendi poole ja siis ma lähen edasi kesklinna. See park on hiiglaslik, nagu sealpool on veel mega suur ala, aga siinpool parki on igasugused spordiväljakud. Ma olen reaalselt šokeeritud, sest minusuguse väikelinna tüdruku jaoks on see koht hiiglaslik. Terve see park on nagu Tartu linn. Wow. Nagu ma aru sain, siis need on mingisugused mälestusehitised, ehk siis siin sees peaks muuseum ka olema. Ma panen siia täpse nime, mis kohaga täpsemalt tegemist on. Ma ütlen ausalt, ma väga palju researchi ei jõudnud teha. Ma saan järjest rohkem aru, kui lahe on tegelikult üksinda reisida. Ma kindlasti tahaks millalgi uuesti Brüsselisse tulla, aga üldse nagu nii lahe on üksi reisida. Väike Tartu 2024 promo ka ikka kaasas. Ma hakkan nüüd Brüsseli kesklinna poole minema ja ma ei kujuta ette ka, kui hiiglaslik see on. See on see hea asi selle juures, kui sa üldse nagu research ei tee, sest sa ei teagi, mida oodata. Nii et ma olen väga elevil, sinna peaks ka jalutama mingi, ma ei tea kui kaua. Ma ei teinud researchi. Ma olen nii tänulik, et ma saan siin olla ja see on tänu teile. Aitäh, et mu sisu vaatate ja toetate ja reaalselt enne, kui ma astusin oma hotellist välja, siis ma hakkasin nutma, sest nagu õues oli mingi rohelus, soojus, päike, linnud laulsid ja ma tean, et praegu Eestis on 10 kraadi sooja ja vihma sajab. Mis loss see on? See on nagu see, kus Fiona kinni oli. Ma jõudsin kuningliku palee juurde ja see on nii suur ja äge. Ma näitan teile kohe. Vaadake seda. Ja siis selle ehituse taga on park ka ja ma kohe lähen sinna ka. Vau! Vaadake, kuhu mina jõudsin. See purskkaev on sama suur kui Tartu kesklinn. Mul on tunne, et terve see vlog on nagu lihtsalt mina avastamas suuri kohti. Vaadake vikerkaare värviline ülekäigurada. Wow, pöörasin ümber nurga ja te juba teate mingi suur asi. See on tõesti nii võimas, ma ei ole vist kunagi nii suurt ehitust näinud. Siit videost on väga hästi näha, et ma ei ole reisinud väga palju. Vaadake seda, see on hiiglaslik, oh my god. Ja by the way, ma võtsin oma Euroopa lipu kaasa, sest see reaalselt ei mahtunud mulle kohvrisse. Siit saab hea thumbnaili ka. You already know, ma jõudsin kuskile väga lahedasse kohta. Wow. Ma lähen nüüd järgmisse kohta. Mul on reaalselt mingi aeg jookseb kogu aeg. Te oleksite pidanud mu nägu praegu nägema. Ma reaalselt jalutasin nurga tagant välja nagu mingi. Sest vaadake seda. Issand jumal, siin on nii palju tuvisid, kes ei teadnud, mul on mega suur linnufoobia. Igatahes see linn on nii lahe. Ja igal pool on Belgia vahvli putkad, nii et ma lähen otsin ka mõne. See lõhn lihtsalt on nii mõnus. Pole ammu vahvlit ka söönud. Ma ei ole üliammu vahvlit söönud. See on nii hea. Nüüd ma lähen otsin mingi toidupoe üles. Haaran sõpradele midagi vahvat ka siit Belgiast kaasa ja siis ma peaks juba minema varsti tegelikult oma kohvrile järele ja lennujaama. Ja võib-olla peaks enne sööma ka midagi, sest lennujaamas on väga kohutavad hinnad. Vist ühes vlogis, see oli vist Rootsi TikToki vlog, aga ma rääkisin seal, et ma olen fun drinks girly, ehk siis ma ostan alati reisidelt vahvaid joogikesi kaasa. Siin on siis kõik joogid, mis ma ostsin. Ma leidsin ühe mega laheda koha, kus saab ise endale sellise kausikese kokku panna ja seal oli 3 suurust ka, see on keskmine. Nii tore, et siin oli nagu hästi pisike suurus ka, sest vahepeal lihtsalt ei ole kõhti. Ja siis ma võtsin sellise külma joogi ka, sest nagu te näete, mul on mega palav. Ma endiselt ei jõudnud nagu ilmselgelt kõike läbi vaadata. Nii et kindlasti tulen tagasi millalgi Brüsselisse. Jõudsin lõpuks lennujaama ja mu taga on mega lahedad pardid. Siia jõudmine oli üks omaette seiklus, sest ma mõtlesin, et ma lähen bussiga, nagu ma
läksin hotelli, aga siis see buss näitas nagu 20 minutit järjest, et see tuleb 1 minuti pärast. Ja ma ei usaldanud seda väga enam lõpuks, nii et siis ma tulin rongiga. See oli ka väga lahe kogemus. Pilet oli mingi 3 euri kallim kui bussiga, aga see sõitis nagu mega kiiresti. Nüüd mul on veits aega ja ma arvan, et ma hakkan storiesid üles panema ja videoid monteerima. Nii et aeg on sisustatud ja ma jõuan vist reaalselt Tartusse mingi kell 3 öösel. Aga ei ole hullu, sest homme peaks olema vaba päev, 1. mai, ma loodan. Olen jõudnud Helsingisse ja see lennujaam on reaalselt tühi. Või siin on natuke inimesi, aga nagu kõik poed on kinni ja see lipuke endiselt käib minuga kaasas. Ja nii see reisike läbi saigi. Ma loodan, et teile meeldis mu Brüsseli seiklusi vaadata ja ma ikka veel ei suuda uskuda, et ma päriselt käisin seal. See oli nii lahe kogemus ja kusjuures ma viimasel õhtul, kui meil oli see snäkkide ja jäppimise aeg, siis ma kohtusin ühe Poola neiuga ja ta rääkis, et ta on seal praktikal. Euroopa Parlamenti saab minna praktikale 5 kuuks 2 korda aastas. Nii et ma actually mõtlen, et võib-olla peaks kandideerima. Kuigi sinna saamine on sama suur tõenäosus kui lotoga võita. Aga you'll never know. Ja seal oli reaalselt kõike nagu sotsiaalmeedia, ürituste korraldus. Olid need, mis mulle silma hakkasid, aga nagu seal oli kõike. Brüssel ja Euroopa Parlament ka kuidagi jäi mulle südamesse, nii et ma kindlasti tahaks millalgi Brüsselit uuesti külastada. Mulle nii meeldis kohtuda inimestega üle terve Euroopa ja välismaa sisuloojate tööeetika ja kõik see oli nagu hoopis midagi muud. No muidugi nad olid suured tegijad ka, osadel oli mingi 1 miljon jälgijat, enamusel oli mingi 200 000. Ja osad olid oma manageridega seal ja siis ma olingi seal üksi nagu mingi ja mega huvitav, ma rääkisin nendega natukene nendest hate-kommentaaridest, mida Eestis TikTokis nagu iga sisulooja enda videote alla saab ja see on vist mingi Eesti värk rohkem, et inimesed vihkavad lihtsalt üksteist. Nii et see on mega huvitav. Miks me eestlased nii negatiivsed üksteisega oleme? Aga igatahes, ma tahaks veel kord tänada Euroopa Parlamenti selle võimaluse eest. Ma arvan, mulle jääb eluks ajaks meelde see reis. Aitäh, et vaatasite ja näeme juba järgmises videos. Bye bye!